selle aasta põhiline teema on olnud ikkagi meie metsaomanike konkurentsivõime ja võib ütelda, et metsaomanike maksustamine on olnud aastaid teemaks, aga sel aastal oleme me saavutanud sellel teemal võib ütelda võidu, et tulumaksuseaduse muudatus on tehtud selliseks, et metsaomanikud on viidud siis ikkagi võrdsesse seisu, nagu üteldakse, ettevõtjast metsaomanikuga. Nii et oma metsamajandamise saadud tulusid saab ka 3 aasta jooksul siis kuludesse kanda. Et see on väga selge ja käegakatsutav tulemus. Kui me võtame järgmise teema, mida me oleme nagu saavutanud, on see, et siin möödunud aasta jahimehed ühepoolselt võib ütelda katkestasid läbirääkimised uue jahiseaduse tegemise osas ja me oma sellise hoiatusstreigiga suvel, kus me ähvardasime jahipidamise oktoobrikuus keelata kuuks ajaks, saavutasime selle, et jahimehed tulid uuesti läbirääkimiste laua taha ja tänaseks on siis see läbirääkimiste protsess jõudnud sinna, et keskkonnaminister peab läbirääkimisi koalitsiooni sees ja kooskõlastab seda uue seaduse eelnõu teksti siis ministeeriumis. Ütleme, metsaomanike toetused on olnud meil samamoodi kogu aeg probleemiks. Me oleme kaasas käimasoleva maaelu arengukava toetuste maksmise juures ja ka tegeleme juba ka järgmise finantsperioodi maaelu arengukava selliste prioriteetide välja kujundamisega. Võib ütelda, et kehtiva kava juures oleme me saavutanud selle, et metsameede on muutunud ju lihtsamaks, oma tööd arvestatakse ka abikõlbulikuna, et noorendike hooldamisel, kui peremees ise oma metsanoorendikku hooldab, siis ta saab ka selle eest tasutud, mitte ei pea seda tööd sisse ostma. Ja eelistatakse ikkagi metsamajandamisega seotud asja, need investeeringud on jäänud nagu selles asjas teisejärguliseks. Ja peame ka läbirääkimisi veel selle perioodi jooksul eraldi metsa maaparanduse sellise taotlusvooru tegemiseks siis selle maaparandusmeetme alt. Looduskaitse teemad on aktuaalsed seoses sellega just, et praegu toimub metsaseaduse muudatusettepanekute tegemine. Seal oleme tõsiselt seisnud selle eest, et vähendada metsaomanikele pealepandavat bürokraatiat, metsateatise ja võimalike deklaratsioonide näol. Oleme saavutamas seda, et metsa edaspidi ei majandata selliste kitsaste lankidena, nagu praegu olid kuni 100 meetri laiused võis need langid olla. Majandamine läheb eralduste põhiseks ja selliste segapuistute majandamine, mis oli praeguse seadusandluse kohaselt üsna keeruline, see muutub ka lihtsamaks. Nii et ja päevakorral on siis ka piiranguvööndite metsade majandamine, nii et seal peaks ka muutuma see kõige lihtsamaks, et see piiranguvööndi metsade majandamine peab olema eesmärgipärane, mitte lihtsalt piirangute pärast. Praegusel hetkel on väga aktuaalne teema see madalama aktsiisimääraga maksustatud diiselkütus. Selles osas võime me ennast lugeda nagu mõnes mõttes kaotajaks, selles mõttes, et põllumeeste lobi oli tugevam ja põllumeestel säilib võimalus kasutada madalama aktsiisiga kütust metsaomanikele, on see uuest aastast keelatud, aga seda seaduse eelnõud valitsuses kaitstes on ka siis keskkonnaminister ütelnud, et metsasektoris asendatakse see saamata jäänud või tulu, siis ütleme sellest madalama aktsiisiga maksustatud kütuse kasutamisest asendatakse kõikvõimalike toetustega, nii et meil on võimalus seda küsida, missuguse toetuse meetmega siis seda olukorda nüüd siis meie jaoks parendatakse. Kui me räägime puidu ühismüügist sellel aastal, siis
siis on siin kindlasti tegemist ka saavutusega selles mõttes, et keskühistu on näidanud väga selget arengut, võib ütelda tormilist arengut, sest et kui sellel aastal juba müüakse läbi keskühistu üle 200 tihumeetri puitu, siis ei ole tegemist väikese tegijaga siin turul ja nii et meie ülesanne on nüüd seda keskühistut nagu laiendada, et ta muutuks tugevaks üle kogu vabariigi ja järgmises MAK-i-perioodis leida veel sellist tootjaühenduse toetusmeedet sellele, et seda ühistut siia turumaastikule, nagu ütlekse, päris kinnitada. Tänu oma suhteliselt piiratud võimalustele väga aktiivselt ise metsaaasta nime all oma üritusi ei korraldanud, aga üldiselt peab ütlema, et see aasta oli ikkagi väga metsane meie jaoks ja me olime tunduvalt aktiivsemad kui varem, et ma usun, et tänavune aasta on Erametsaliidu jaoks olnud kõige aktiivsem üldse, et siin võtame kas või ka jahindusega seotud ettevõtmised ja aktsioonid, mille käigus me oleme tegelikult saanud äärmiselt palju meedia tähelepanu ja samuti on meie liikmed läinud aktiivsemaks, nad on tugevamad, toimub juba täiesti arvestataval tasemel puidu ühismüük ja meie liikmed pakuvad väga heal tasemel teenuseid laias nimekirjas, võiks öelda. Plusspoolele kindlasti see, et meie võimekus seadusloomes kaasa rääkida on oluliselt kasvanud, me oleme olnud aktiivsed ja oleme ka üht-teist saavutanud. See on kindlasti üks. Ja teine võib-olla just, et mida ma juba ennist mainisin, on võib-olla olulisem isegi, et meie liikmed on saanud oluliselt tugevamaks ja võimekamaks, et nad on tõesti ka koha peal selle erametsa omaniku eest väljas ja pakuvad neile juba päris palju huvitavat. Seda näitab ikkagi päris jõudus liikmeskonna kasv. Põhjus, miks me üldse muudatused alustasime, on selles, et Erametsaliit saab järgmisel aastal juba 20 aastaseks ja lihtsalt selle aja jooksul mõned sõnastused lihtsalt tehniliselt vananevad ära, et meil ei ole mingisuguseid suuri ja radikaalseid muutusi plaanis ja need muudatused on tõesti sellised tehnilised, redaktsioonilised ja üsna väikesed, nii et meie liikmetele see tegelikult ei too praktiliselt mingeid muudatusi kaasa, et see mõju on üsna väike. Võib-olla vihjame sellele, et meie arusaamine täna erametsa omanikust on avaram või kui ta oli kunagi Erametsaliidu algusaastatel, kus me nägimegi erametsa omanikku ainult kui talu pidajat, kes oma metsa majandas. Tere tulemast Kullamaa Loode metsaühistu maadele. Kullamaa Loode metsaühistu on asutatud 1999. aastal, nii et juba 12 aastat vana. Liikmed on praeguseks hetkeks 47. Ühistu pindala on ligikaudu, või ühistu liikmetele kuuluva metsapindala on ligikaudu 3500 hektarit. Keskmine metsapindala liikme kohta on 74 hektarit. Kõige väiksem ühistu liige on 0,2 hektari suuruse metsa omanik ja kõige suurem on üle 800 hektari omanik. Meil on 8 juriidilist isikut liiget ja ülejäänud on siis füüsilised isikud. Metsaühistu on siis tegutsenud põhiliselt oma liikmetele toetuse hankimise lõõlbustamiseks, õppepäevade korraldamiseks, kõikvõimalike koolituste läbiviimisel ja ühistu liikmed on saanud üle 500 000 euro toetust selle aja jooksul.
tehtud on hulgaliselt ulukiaedasid, tehtud on hulgaliselt hooldusraideid, soetatud on tehnikat, metsa väljaveotehnikat, aidatud liikmetel ka nii-öelda metsaühistu väliselt tehnikat soetada, tehtud laasimist, tehtud koridorkultuure, kõikvõimalikke väiketehnikaid ehk saage ja võsaniidukeid ja istutamistorusid. Ütleme, kõikvõimaliku toetuste abil tehtavaid investeeringuid on metsaühistu kaudu tehtud. Ja praegu me oleme ühe investeeriku territooriumil, mis on tehtud külameetme kaudu metsaühistu eestvedamisel ja siia on rajatud puhkeala, kus saavad kõik inimesed, kes sõidavad Tallinn-Virtsu maantee pealt Saaremaa poole või tagasi, saavad puhata oma jalga, nosida oma võileiba ja hea sõnaga meenutada Kullamaa Loodna metsaühistu ühistulist tööd. Põhilised tegevused, mis me teeme, on siis igasugused koolitused, õppekäigud, õppereisid, kaasa arvatud välismaale, ehk oleme käinud nii Rootsis kui Soomes, oleme käinud üle Eesti igasugustel õppekäikudel, vaatamas, kuidas teised metsaühistud ja ütleme siis erametsaomanikud toimetavad. Oleme ühiselt korraldanud väga palju toetuste taotlemisi, oleme aidanud ka metsaühistu liikmetel otse taodelda. Iga kevadel osaleme siis metsanädala organiseerimisel, läbiviimisel, eks ju, metsaistutustalgud. Samas on ühistu osa väga tähtis ka selles, et propageerida metsa ja metsa majandamise tähtsust ka mitte metsaomanikele ja korraldada selliseid üritusi, kus osalevad ka nemad, eks, ja kas siis saavad aru, et metsandus ei ole pelgalt ainult raiumine, ta on kõik hooldus, istutamine, et see on nagu selle mõistmiseks väga tähtis, et väga paljud linnas olevad inimesed on ju ka metsaomanikud ja kes ei ole omanikud, siis nad mõtlevadki ainult, et see on üks raiumine kasu saamise koht, aga tegelikult ju metsakäive on väga pikaajaline ja tegelikult on hästi palju kõrvalkasutusi, mida kasutavad kõik inimesed, mitte ainult metsaomanikud. Kõigepealt metsaomanik peab sellega arvestama, et ta hakkab saama nii-öelda informatsiooni meili peale, et ta nagu on siis nii-öelda klubis sees, et ta saab nagu sellist infot, mida mitte liikmed ei saa, et kõikvõimalike õppepäevade, õppereiside, raamatute, kõikvõimalike toetuste, taotlemistähtaegade, ütleme abikoolituste kohta, mis nende toetuste ja kõikvõimalike tegevuste juurde käib, ta hakkab neid meile saada, ta lülitatakse sinna listi sisse ja ta peab sellega arvestama, et tema meilkast saab olema nii-öelda täidetud metsaühistu poolsete meilidega. Teiseks ta kindlasti saab osa võtta kõikidest üritustest, mis metsaühistu liikmetele tehakse, nii õppepäevad, õppereisid kui kõikvõimalikud koolitused. Ta on alati eelistatud kõikvõimalikes nimekirjades, et metsaühistu liige saab alati osa võtta, mitte liikmetel on nii-öelda siis võimalik osa võtta, kui liikmeid nii palju ei ole, kui kohti on. Siis on neil võimalus toetusi taodelda läbi metsaühistu, et muidu nad peavad üksi selle töö ära tegema, aga läbi metsaühistu siis on seda nii-öelda üks mees teeb selle töö ära ja korjab kõik soovid kokku ja pannakse need siis kenasti ritta. Mina arvan seda, et iga metsaomanik võiks olla metsaühistu liige. Et igaüks küll nüüd teab, mida ta sealt tahab ja mida ta sealt saab lõpuks, see on ise asi, aga esiteks on selleks, et meil on ju kõigil üks sama idee ja mure, et me peame oma metsa majandama targalt. Kas me oleme siis loodusliku selle keskkonna säilitajad näiteks või oleme suured ja raiume rohkem ja istutame ka rohkem, see ei sõltu sellest. Et miks metsaühistu liikmeks hakata on see, et ühesõnaga sellest ikkagi lõppude lõpuks kasvab metsaomanikule kasu.
olgu see siis kas läbi teadmiste või läbi siis tänasel hetkel kehtivate toetussüsteemide. Sest ka isegi ju siseriiklike toetuste taotlemine on palju kasulikum läbi metsaühistu. Esiteks on vaev väiksem ja teiseks on ka võimalus seda toetust saada suurem, sest eelistatakse ühistud ja ma ütleks, et see on täiesti õige, et tuleb eelistada ühistuid. Sest muidu me nokime igaüks omaette teha oma tarkusest, aga tegelikult me kaotame ressurssi, eelkõige enda aega. Praegu me siis oleme sellise koha peal, kus on kasutatud ulukiaeda, ehk ennem ulukiaeda oli siin suur probleem ulukite kahjustustega. Siin on ka näha, et osad kased on kõrgemad ja osad on madalamad, ehk osad on hiljem istutatud. Need lihtsalt söödi vahepeal ära ja alates 2006, kui tuli meede 37, on Kullamaa Loodne Metsaühistu taodelnud ulukiaedade ehitamise toetust ja kõik need aiad on ka siiamaani püstitatud. Neid on suurusjärk kuskil 12 kilomeetrit terve ühistu peale. Ühistu piirkond on siis Kullamaa vald, Märjamaa vald ja sellega piirnevad vallad. Ulukiaeda on meil nüüd 3 vallas ehk Risti vallas, Kullamaa vallas ja Märjamaa vallas. Ja ulukiaia kasu on nagu silmnähtav, et kui te nüüd vaatate seda kohta, kus me praegu oleme, siis siin ei oleks olnud sellist noorendikku, kui ulukiaeda ei oleks olnud, sest et siin oleksid enamus taimed olnud ära söödud ja aevalt, et metsaomanik kaalus, et kas tal on kasulikum see aed võtta või mitte, siis ta leidis, et aiaga ikkagi on see asi tunduvalt parem, et saab ka noorendikku kasvatada. Aia ehituse puhul alguses saadi toetust poole aia materjali ulatuses. Praegu, mis on meede 151, saadakse pooles ulatuses ka vabatahtliku töö toetust. Selles mõttes, et sisuliselt terve materjali, kui vabatahtliku tööna teha aed, siis terve materjali kulu saab nagu Euroopa Liidu toetuse abil tagasi. Ja see on just meie Kullamaa Loodne Metsaühistu selline põhiline, kõige suurem tegevus, et ulukiaeda on meil päris palju.